Tere, tere! Kutsun sind Minade laagrisse. Meil on nüüd järjekorras 17. tulemas, mis tähendab, et on omajagu Minade laagreid juba toimunud. Eelmine aasta ühel korral ainult, Abrukal, mis oli väga põnev. Seekord siis 21 kuni 24 märts Viljandimaal. Täpse info leiad sa mu kodulehelt sündmuste alt www.minad.ee/sündmused ja vaata sealt järgi täpselt, kus, mis, seal on mul natuke pikemalt lahti kirjeldatud. Aga lühidalt, Minade laagri teema on siis sinu sisemised süsteemid. Mida ma selle all olen mõelnud? Meie sisemiste süsteemide all ma pean silmas siis keha, meel, hing ja süda. Need 3 süsteemi moodustavad terviku ja see, kuidas mina toimin, see, kuidas mina väljendun siin maailmas, see, kuidas ma teen oma asju, see, kuidas ma loon, see, kuidas ma olen ja mis on see, mis sügaval minu sees tahab nähtavale tulla. Või vahel on ka asjad, mida me tahame hoida endale ja me ei peagi neid maailmale näitama, vaid me võime neid kasutada enda jaoks. Laagris me uurimegi siis neid 4. Uurime, milline on nende vahekord üksteise suhtes, kuidas nad omavahel suhestuvad ja suhtlevad ja milline on nende omavaheline koostöö. Sellest koostööst sõltub see, kuidas mina olen ja kuidas ma väljendan ja väljendun siin selles elus, selles maailmas. Teine oluline aspekt, miks sellele süsteemile me pöörame tähelepanu, on see, et see, kuidas on siin ja see, kuidas see tervikuna nimega mina toimetan, sellest sõltub, milliseid suhteid ja suhtumisi ja seisundeid ma loon teiste süsteemidega. Ja teiste süsteemide all siis pean silmas teisi inimesi. See võib olla ka kultuur, riik, rahvas, rahvus, mingi grupp, kuhu ma kuulun, kool, teised õpilased, töökeskkond, mis iganes. Need on kõik erinevad süsteemid, mis omavahel ka omakorda suhtlevad. Ja minu suhe või suhestumine nendega sõltub sellest, mis toimub siin. Laagri pealkiri või see, kui me räägime keha, meel, hing ja süda, siis me ei lähe üldse kuhugile kaugele lendama või mingisuguseid muid sääraseid asju tegema, vaid vastupidi, me tuleme hästi sügavale siia sisse. Et suhelda ja luua ühendus nende erinevate süsteemidega ja samal ajal liikudes terviku ehk tasakaalu poole. Ja laagri pealkirjas sõna ekviliibrium ehk homeostaas tähendabki seda, et me uurime, mis on selleks tasakaaluks vajalik. Esmalt aga vaja teada, mis on tasakaalust väljas, kui palju on tasakaalust väljas ja mis on need peamised sõnumid meie sisemisest süsteemist, mida ta vajab, et liikuda tasakaalu poole. Sest mida rohkem me oleme tasakaalus, seda rohkem me oleme joondatud, seda rohkem me oleme kohal, seda rohkem me saame päriselt kuulata, mis meie sees on. Mulle meeldib väga ühe õppejõu ütlus, kes jagas seda minuga ühel kursusel ja ta ütles niimoodi. Hing, kui me kuulame seda, saab süda järgneda ja keha ja meel meid teenida. See on see komplekt, millega me töötame laagris. Me kasutame peamiselt konstellatsioonimeetodit, teeme pisikesi, hästi kontsentreeritud harjutusi ja praktikaid. Lisaks kehapsühhoteraapia, psühhoteraapilisi lähenemisi. Ma jagan erinevaid teadmisi ja infot, mida ma olen ise siis kas ise kogenud, ise õppinud, kuskil kellegi käest lugenud. Ma panen selle kõik kokku, et tuua sellise paketina ta sulle. Ja kutsun sind sellele teekonnale kaasa, et koos uurida, kuidas on sinu suhe sinu südamega, sinu hingega, sinu keha ja sinu meelega. Milline osakaal millisel osal on? Kas sind juhib rohkem meel
või sind juhib sinu süda? Kas sa kuulad, mida hing sinuga kõneleb? Et olla tervikum, et olla rohkem ühes tükis, et olla rohkem tasakaalus ja liikuda selles elus seda teed, mis paneb sinu hinge helisema, mis paneb sind tundma, et vau, see on see, mis tundub mulle õige. Seda ma soovin Minade laagris, järgmises Minade laagris pakkuda. Kas me sinna ekviliibriumisse, kas me ka kõik sinna jõuame, ei oska lubada, ei oska öelda, see on ilmselt eluaegne teekond, aga iga samm lähemale on parem kui mitte midagi. Nii et ma ootan sind Minade laagrisse 17. Teemaks sinu sisemised süsteemid, keha, hing, meel ja süda. 21–24 märts Viljandimaal. Uuri järgi kodulehelt www.minad.ee sündmuste alt. Ja pane ennast kirja, kohtade arv on piiratud. Meil on külas ka Janis Abele Lätist, kes võtab ette eraldi siis fookuse kehale, et sügavamalt ja peenemalt tunnetada, mis siin sees toimub. Ja see lähenemine on hästi mänguline ja samal ajal, et me toimetaksime autentsest minast. Kuidas väljendada sellest autentsest minast ennast läbi keha, läbi mängu, läbi lõbutsemise. Ja võib-olla on keegi veel meile külla tulemas, hetkel ma ei saa seda kinnitada, sest natukene läheb sellega veel aega. Meil on laagris ka mitmed osalejad, kes pakuvad ka lisateenuseid, aga sellest kõigest siis, kui aeg on lähemal ja kes on osalema ennast registreerinud, siis neile ma saadan selle info eraldi. Aga ma panen sellega avalikult sündmuse juurde Facebooki ja erinevatesse kanalitesse. Nii et anna märku, kui sa oled tulemas. Mida varem, seda parem saame kokku leppida, maksegraafiku või niimoodi, et see oleks meile kõigile mugav ja teostatav. Nii et ootan sind. Kohtumiseni.